Okei, kuulete, ma sain aru, et kuulete. Nii et võib siis alustada. Meil läks natukene aega üle, väiksed tehnilised probleemid olid, aga laud on ikkagi kaetud. Nii et tahtsime teile täna pakkuda siis selliseid tooteid, mida te saaks nagu kasutada, selliseid tooraineid, mida te saaksite kasutada jõulutoodete tegemisel. Loomulikult ma tegin ka mõned sellised tooted siia valmis, mis annaksid teile siis häid ideid. Ma loodan, et saate neid kasutada. Minu antud ideid ja näidatud siin. Ühesõnaga loomulikult me pakume Buratose toorainet siis jõuludeks teile. Meil on Buratosel sellised ilusad, kenad toorained, jõuludeks sobivad, nagu te siin võite näha. Meil on topilmandarin, mis sisaldab siis väga kena kollane, sisaldab 60% mandarini. Siin olen ma teinud sellise lihtsa plaadikoogi, et teile näidata siis erinevaid variante, mida saaks selle mandarini topfilliga teha. See on mandarin. See on mandarin siin. Näete, ja siis Kersti näitab siia ka. Siin on nagu eriti hästi seda mandarini näha. Siia ma olen mandarini vähe pannud, ma olen teda seganud selle sisse, et tegelikult tal on sellised ilusad, sellised kooretükid ja mandarini nagu sellised, kuidas öeldakse, nagu koos viljalihaga, nagu sellised viljalihatükid sees. Sellel koogil sinna plaadikoogil pole nii hästi näha, kuna ma olen teda pannud siis nagu paksult siia. Selle koogi olen ma siis valmistanud. Ikka ma armastan seda tumedat põhja, teinud šokolaadi põhjale, kuna jõulude ajal tegelikult peavad ikkagi külluslikud maitsed olema. Ei ole seda kohupiima nii palju, nagu me eestlased kõik armastame. Täna pole mul siin ühtegi kohupiimatoodet ja tegin selle koogi siis nii, et panin selle šokolaadi põhja siia alla. Tegral Satin Green Cake Belgia šokolaadiga sisaldab 15% Belgia šokolaadi. Annab teie koogile ka tõsiselt hea maitse, et selle võrra peate te vaeva nägema vähem ikkagi oma kreemidega, kuna juba maitse saate ilusti siit põhjast kätte. Kreemi tegin ma pähklimaitselise šokolaadikreemiga, segasin ära vahukoore ja stabilisaatoriga, et saaks väike pähklimaitse ka juurde ja peale panin siis topfilmandarini. Topfilmandarini panin ma siia peale tegelikult mitte želeega, vaid panin spetsiaalselt želatiiniga, et jääks selline paksem kiht. Ma võtan siit endale tordilabiga. Tahtsin teile näidata, ma püüdsin teha teda niimoodi, et tegin selle kreemimassi nagu sellise hästi pehme ja püüdsin teha nii, et näete, see mandarin nagu vajuks läbi selle pehme kreemimassi siit. Üsna sellised sirged vajumisjäljed siin on. Teiselt poolt võin ka näidata. Lihtsalt niimoodi lusika otsaga tegin sinna pehme kreemi sisse augud ja siis see želatiinine topfilmandarin lihtsalt vajus niimoodi läbi. Ja see mandarin on päris tugeva maitsega. Ega siin enam mingeid maitsega ausalt öeldes juurde polegi vaja panna. Siin on veel selline kollane kookul, aga see ei ole mandarin, see on nüüd apelsin, mis sobib ka jõulutoodetele väga hästi. Mina panin selle Deli Orange on tema originaalnimetus, siis panin selle apelsini täidise siia koogi peale, et näidata teile, kui ilus kollane värv. Ja maitse on ka selline intensiivne. See kook koosneb mul siis, olen teinud, te võite muidugi seda plaadikoogina ka teha, te võite tordina teha sama asja. Mina nüüd siis tegin nagu sellise plaadikoogina, lõikasin ta lahti, et oleks kenasti läbilõiget näha. Et mul on siin läbilõikes siis jällegi Tegral Satin Green Cake. Vahele olen ma pannud ka ühe heleda biskviitpõhja, et ta ei saaks liiga sellise tugeva maitse endale see kook. Panin lahjenduseks valget biskviiti.
Alumine kreem on siis jällegi vahukoore kreem, kuhu ma olen lisanud sidrunismuugiseid. Näete, annab sellise rõõmsa väljanägemise sellele valgele kreemile. Loomulikult te võite seda kreemi nagu sellise kõrgema kihina veel panna. Aga lõppude lõpuks on sidrun ja apelsin ikkagi sellised jõulumaitsed ja lisavad teie jõulutoodetele sellist särtsu, et kui te muidu ei taha neid smuugiseid niimoodi aastaringselt kasutada, siis jõulutoodetesse võiks seda tõesti küll tellida. Meil on smuugised siis sidrunimaitselised, meil on karamellimaitselised, mis samuti sobivad väga hästi jõulutoodetesse ja siis on muidugi mustikas. Seda saab rohkem suvel kasutada, ütleme siis mustikat. Nii, Kersti siis näitab teile, kuidas näeb välja üks smuugise pakk. Selliseid pakke on siis 2 5-kilost pakki on kasti sees. Nii et 10 kilo siis on nagu üks smuugiste kast. Ja smuugiseid saate panna kaunistuseks peale kookidele ja saate ka kreemide sisse panna. Saate ka isegi, kui teete kringleid jõuluks, saate isegi kringlitäitise sisse panna. Smuugised ei ole mõeldud pärmitaignale, aga kui pärmitaigna vahele panete näiteks kohupiimatäidise või mõne muu täidise ja smuugiseid sinna peale, siis ta töötab päris hästi. Saate jõuluks endale mõne sellise rõõmsama näidisega kringli ka. Selle apelsini koogi juures peale selle, et ma kasutasin siin neid sidruni smuugiseid, kasutasin ma ka meie pakutud šokolaadikreemi, mis on ka sisaldab päris šokolaadi, tõeliselt šokolaadi ja on praegu meil sooduspakkumises. Kampaania hind on meil 2 eurot ja 40 senti. Nii et saate kasutada teda kuskil oma toodetes. Karatkilogramm chocolate, šoko, jah. Et saate kasutada teda kuskil vahekihtidena toodetes. Ja samuti saate lisada teha temaga šokolaadikreemi langetada siis vahukoorele või millega teil parajasti sobib on, saate ka eraldi täitisena kasutada kuskil sairades, milles veel kringlis saab kindlasti kasutada. Nii et kasutage meie sooduspakkumist, mis sobib paljudesse toodetesse. Nii, siin ma olen siis teinud sellised ilusa kujuga koogid lihtsalt. Ja tahtsin teile näidata, siin on jällegi segasin kreemi sisse meie seda mandariini, Topfil mandariini, näete, glasuuri peale, glassaaži sisse ma ei ole seda pannud, aga panin lihtsalt kreemi sisse ja saate, kui lihtsalt katate ära sellise želeega, siis jääb ka ilus selline talvine, tripsuline mandariini kreem. Need sisu on mul nagu siis sama, et mul on see Topfil mandariiniga tehtud kreem. Ma olen ka kasutanud seal kreemis maitse andmiseks ja natukene selle mandariini maitse rõhutamiseks panin ma sinna sisse, ma ei pannud mitte valget šokolaadi, vaid ma panin dekokreemi, mis nagu seguneb vahukreemiga ülihästi. Ja valget dekokreemi. Karat dekokreem white siis. Panin seda kreemi maitsestamiseks. Ja katsin need koogid, nii et mul on nagu sisu sama mõlemine, aga katsin koogid erinevate glasuuriga. Näete, siin on siis läbipaistev meie Miroir Glassage Neutre, mis on soojendatav kuni 35–40 kraadi. Ja katab kõik tooted, nagu te näete, küljed katab paljust ära ja katab tooted hästi õhukeselt. Et see želeekiht ei jää mingi sentimeetrine. Želeekiht jääb väga õhuke, soliidne, katab kõik küljed ka ära. Siin on siis kasutatud samade kookide želeerimiseks meie uut Miroir Glassage White'i siis, mis sisaldab valget šokolaadi. Nagu te näete, katab täpselt samuti sellise kollaste tripsudega kreemi ilusti ära, nii et läbi ei paista neid kollaseid tripse ja katab ära ka kõik küljed. Ta on siis
sellises väikses ämbris. Siit saab näha, näete. Sisaldab valget šokolaadi. Valge šokolaad on kakaotreis šokolaad, mis tähendab, et see on jätkusuutlik šokolaad. Nagu me korduvalt oleme oma webinarides rõhutanud, et jätkusuutlik šokolaad tähendab seda, et Buratos maksab farmeritele, šokolaadikubade, kakaobade tootjatele 10 senti kilo pealt sellist boonusraha, et nad saaksid oma lapsi kasvatada, et nad ikkagi kasvataks edasi oma šokolaadikube, kakaobe, et ei katkestaks seda, nii et siis on kõik nagu rahul. Nii, järgmised tooted on mul siin tehtud tordid siis. Siin olen ma kasutanud Buratose toorainet, milleks on Daily Cheesecake. Daily Cheesecake on tegelikult lumivalge värviga ja on väga küpsetuskindel. Ta on kasutusvalmis, ämbrist võtate, panete kohe teete nagu tordirõngasse ja on väga küpsetuskindel, küpsetatakse madalal temperatuuril, muidugi olenevalt ahjust, kuskil 110–140 kraadi, mina tavaliselt kuskil 120–130 küpsetan teda. Hetkel olen ma siia Daily Cheesecake'i siis lisanud šokolaad, kuna mõeldes jõuludele ikkagi, jõulud on selline külluslik pidu, et siis olen ma pannud põhjaks šokolaadipõhja. Daily Cheesecake'i segasin ära šokolaadiga, tumeda šokolaadiga ja vahele panin meie puhnamuusi. Et te siis teaks, et meil on jõududeks ka puhnamuusi pakkuda. Võib-olla teistessegi toodetesse. Ma ei tea, kes mida puhnamuusiga teeb, plaadikuuge jällegi, grindid, stritslit, kõik saab sellega teha. Ja katnud olen ma selle Daily Cheesecake'i tordi, siis meie Miroi glassage noiriga, mis on selline tume peegelglasuur. Nagu te võite näha, peegelglasuur on väga kvaliteetne, seal ei ole ühtegi õhumulli. On ka meil 5-kiloses väikses ämbris. Ta on soojendatav 35–40 kraadi ja saate katta oma koogitordid kenasti sellega ka plaadikooke võib katta. Ja mina olengi seda glassaaži kasutanud siin 2 tootel, nagu te võite näha. Sellel juustukoogil ma katsin ainult pealmise kihi, mul on ääred katmata, et te võite ka nii teha. Ja praegu on veel eriti trendikas niimoodi, et jätate selle glassaaži natukene sinna voolama. Mul sellist näidet teile siin ei ole. Mina siis katsin ainult nagu selle ülemise kihi. Juustukoogil küljed ei pea kaetud olema, aga siin on näiteks sama glassaažiga teine tort, kus olen ma katnud siis selle glassaažiga tordi üleni. Ääred on ka kaetud kenasti. Ja nagu ma jätkuvalt kiidan, näete, ühtegi õhumulli ega midagi ei ole meie glassaažis. Ja väga lihtsalt kasutatud. Ja jõulude ajal ma arvan, et nagu kulub ära kõikidele selline natukene šiki kate tortidele, vähemalt šokolaaditortidele. Siin ma tahan teile pakkuda jälle šokolaaditorti. Seekord tahaks rääkida sellisest šokolaadist, nagu on meil amber šokolaad, mis tähendab nagu siis merevaigu šokolaadi. Ta on karamellise maitsega. Selline piima, nagu päris piimašokolaad ei ole, tal on ikkagi karamelli maitse sellele amber šokolaadil. Sellest amber šokolaadist olen ma siis teinud siia vahele šokolaadimussee ja kasutanud jällegi meie Tegral Satin Cream Cake Belgia šokolaadipõhja. Et ta annab head maitset, kuna see amber šokolaad ei ole nii, ta on sellise mahedama maitsega. Ja vahele olen ma veel pannud siia rallikraksi, mis on siis nagu selline Buratose toode, mis
jääb teil siia hamba alla krõpsuma isegi pärast sügavkülmutamist. Et saate kasutada oma jõulustel luksuslikumatel toodetel seda pralikraksi, kus soovite. Mul on ta jah praegu siia tordi vahele pandud. Ma isegi olen see 2 kihti pannud. Aga see maitseb alati kõikidele. Kõik on ülirahul selle maitsega, selle pralikraks, kui on lisatud tootele. Kõik on varustatud. Ei ole ma veel kuulnud, et kellelegi ei maitseks. Nii et mõelge, kui soovite oma jõulutoodetele seda lisada. No nii. Siis olen ma täna teinud siia jõuluhalgusid. Ma olen teinud rullbiskviidi. Ma ei teagi, kas ma lõikan teda. Mul on siit otsast küll näha, mis siin sees on. Ma olen teinud sellised rullbiskviidid. Et ma olen näinud, et Eesti turul tegelikult paljud teevad jõulutooteks seda jõuluhalgu. Jõuluhalg on küll pärit Prantsusmaalt originaalis, aga seda võib ka meil teha. See on väga lihtne valmistatav ja jääb väga selline vaadeldav. Ma siis tegin rullbiskviidi. Mul on rullbiskviidi sisu mõlemil on üks sama. Ma olen rullbiskviidi nagu keeranud kakaobiskviidiga kokku ja siis olen teinud vahupoorekreemi, kuhu ma lisasin karamellismuubiseid. Ma võin siit lahti lõigata, vaatame siis äkki. Siit otsast küll paistab, aga vaatame, saab äkki parema läbilõike. Nii. Ma olen lisanud siia karamellismuubiseid. Siis saab sellisema nii. Tõstan natuke üles. Karamellismuubiseid panin kreemi sisse ja tõmbasin siis ka soolakaramelli nagu sellise triibu sinna rulli algusesse, enne kui ma hakkasin teda rulli keerama. Nii et siin on siis soolakaramelli maitset ja karamellismuubise maitset ja siis on kakaobiskviit, nagu ma juba mainisin. Ja tegin üle meie Ganeshiga. Ganesh on meil müügil siis 5-kilostes väikestes ämbrites. Kaunistasin ta niimoodi ära. Ja siin ma kasutasin näitamaks, et võib ka teist varianti, siin ma kasutasin meie šokolaadilaaste, mida me ka pakume teile lahkelt jõulutoodete valmistamiseks. Sellega võib katta torti, samuti võib katta plaadikooki ja ta on ehtne piimašokolaad. Ehtne piimašokolaad. Saate ka sellega, mul on tegelikult nende samade laastudega on ka tehtud see tordi äärsi. Nii et saab neid natuke peenemaks teha, krõbistada. Nad on tegelikult sellises suuruses. Saab neid natuke peenemaks krõbistada, et saab ka tordi äärt kaunistada. Ja see on siis jah, päris piimašokolaad. Ei ole glasuur. Nii. Siis ma püüdsin teha siia jõuluküpsiseid. Selliseid särtsakama kaunistusega. Küpsistes ma kasutasin siis šokolaadi ja kasutasin karamellismuubiseid. Need on nagu sellised Ameerika tüüpi kukid, siis sellised kõvad. Ja kasutasin veel seemneid, et oleks natukene tervislikum. Ja kombo sai päris hea. Seal on siis meie Soft Grade Golden Clean Label seemned on nagu nisu juuretises. Nad ei ole sellised kuivad seemned, mida pannakse, aga ma ei lisanud näiteks nendele küpsistele üldse muna, et mida lisama, kuna see juuretis, mille sees seemned on, see nagu hoiab koos ilusti seda küpsist. Ja lisasin siis šokolaadipisaraid ja lisasin karamellismuubised. Nii et karamellismuubised sobivad teil ka väga hästi jõuluküpsiste sisse. Ma tean küll, et kõik teevad midagi piparkooke jõulude ajal, aga midagi muud vaheldusrikkamat võiks ka olla.
selle ettegi. Aga siin on teile selline pakkumine, et kasutage meie karamelliskuubiseid küpsistes. Ja katnud oleme siis, näete, mul on siin selline beežikas glasuur, mis on, siin ma kasutasin siis, tordil oli amber šokolaad, aga meil on ka olemas selline amber nagu glasuur, mis on sama värvi, selle šokolaadiga umbes sama värvi ja on ka sellise karamellise maitsega, aga kuna ta on Coverflex, on ta nimi, siis ta lõpuks, seda peab sulatama ja lõpuks ta nagu hangub päris kõvaks. Nii et ma ei tea, koogi peal teda kasutada eriti ei saa, triipe võib-olla saab tõmmata, aga kringli peal, saiakeste peal, näete küpsiste peal saab natuke teistsugust glasuuri siis kasutada. Nii, mis mul siin edasi? Edasi ma olen siis, nagu ma juba ennest ütlesin, et mul on siin see sama glassage noir peal, mis on sellel juustukoogil, kuid oli siis kaetud niimoodi, et on kaetud ka küljed. Ja nagu ma juba mainisin, et teie võite jätta ta ka niimoodi voolama täiesti ülevalt külgedele. Siin on mul lihtsalt šokolaadimussee kook tehtud, tumeda šokolaadimussee ja ma olen vahele pannud meie pohlamoosi, mis nagu väga hästi nagu maitsed sobivad ideaalselt. Siin on kasutatud, siis põhjas on mul Tegral Satin Cream Cake Belgia šokolaad jällegi ja siis on šokolaadimussee, siis ma olen pannud pohlamoosi ja jälle šokolaadimusseed. Ja katteks olen kasutanud siis Miroir Glassage Noiri ja ongi teil nagu selline super jõulutort koos. Natukene läks, mu supertort läks siit natukene. Teaga pole mu korjan ära. Soovitan ikkagi kasutada meie glassaaži jõulude ajal. Glassage Noiri saate sellise natukene erilisema tordi. Siin on siis mandarinitort. Kes armastab heledaid torte, näete, valikus on tumedad ja heledad. Et hele on ka selline talvetort, ütleme niimoodi, et see mandarin on ju ka täiesti talvine ja jõulune tort. Mina nüüd siia mingeid selliseid valgeid palle pole otsa pannud, aga ma olen siis pannud neid kumkvatše nagu kaunistuseks ja kasutasin jällegi, ma panin kreemi sisse seda Topfil mandarini. 60% sisaldab mandarini. Ja ma panin ka glassaaži sisse. Nagu ma ennest rääkisin, et meie Miroir Glassage Neutre on tortide katmiseks, aga ma soojendasin, ta on soojendatav 35–40 kraadi, aga ma soojendasin teda kohe koos mandarinimoosiga. Tegin soojaks ja katsin tordi ära ja nagu te näha võite, ta ikkagi katab nagu ülihästi. Ta katab hästi õhukeselt ja ta katab ära ka tordiküljed, see glassage. Ta on välja töötatud selliste tortide jaoks, mis katab ka külge. Jääb ilusti. Ja põhjaks olen ma kasutanud siis meie Tegral Satin Cream Cake Clean Label, mis on siis keeksipõhine selline põhi, millest ma tegin siin keekse ka ja panin ta siia alla ka siis tordi põhjaks. Saab ka mitmeti kasutada, saab teha ka plaadikuuki selle Tegral, tema täisnimi on siis Tegral Satin Cream Cake Clean Label. Et on ta tehtud, ei sisalda nii palju aineid, on ta tehtud tervislikumaks, maitsvamaks. Nii et saate teha sellest siis jõulude ajal nii plaadikuuke, tordipõhja saate panna ja saate teha oma keeksid, kes teeb muffinite jaoks kõlbab ka täiesti. Tulevad ilusad muffinid. Nii, ja siis on meil üks uus toode, miks mitte teha jõuludeks, ta praegu on Pavlovat väga moes. Väga armastatud toodang.
ma arvan, et ma olen ta püüdnud teha siin siis sellisemaks natuke jõulusemaks. Katsin ta vanilje pahukreemi segasin ära meie vaniljekreemi pulbriga, Cremico vaniljekreemi pulbriga, tegin sellise tavalise vanillimaitselise kreemi siia peale, kes soovib, muidugi võib šokolaadikreemi teha jõulude puhul. Mina tegin siis täna valge kreemi ja lihtsalt tegin ta sellisemaks särtsakamaks jõulude puhul. Ja tahan teile siis pakkuda seda, kuidas nüüd öelda, et põhjad tegin siis meie uuest toorainest. Esimest korda ise ka kasutasin. Austriast pärit selline munavalge pulber on kilostes kottides, kohe näitan. Võib-olla ma loen valesti, Eiveissil on ka clean label toode, nagu te näha võite. Ja temaga saab siis teha erinevaid selliseid munavalge põhju. Temaga saab teha britakooki. Ma tean, et paljud teevad britakooki ja temaga saab teha ka sellist pavlovat siis, nagu ma täna tegin. Morengirulli ma ei ole veel proovinud temaga teha, aga ma kindlasti proovin ära. Annan teile teada, keda huvitab, kuidas siis õnnestus. Et siis ma väga loodan, et õnnestub, sellepärast, et siis saab selle ühe tootega nagu valmistada palju selliseid eestlastele neelepäraseid tooteid. Ma tegin täna siis sellest selliseid pavlova koogikesi ja tegin siis ühe sellise suure põhja ja ma võin teile öelda, et küpsetasin teda 100-110 kraadi juures ja mul ei läinud ükski põhi lõhki. Et kõik on sellised säravvalge värviga. Kasutasin spetsiaalselt kohe seda sakilist tüllet, et oleks näha, missugused jäävad need tooted nagu enne küpsetamist ja pärast küpsetamist, vaadates, et kas kõik need sakid ja kõik need jäävad sisse ilusti. Nagu te näete, jäävad, siin on natukene mul näite see nupta ka, et nupud on päris või need tipud on päris püsti nagu. Nii et ära ei vajunud ja värv jäi kenaks ja üldiselt mulle see toode meeldis endale. Ja mina siis tegin need põhjad sellise retsepti järgi, et panin korraga katlasse, siis 200 grammi käib seda munavalge pulbrit, mis me teile tutvustasin, oli Ice Diesel, Clean Label ja siis käis sinna 2 kilo surkut ja 1 liiter vett. Ja siis sellise retseptiga tulid siis välja need tänased tooted, nagu need korvid. Ma võin veel näidata siit, kuna veel selja taga ma tegin neid rohkem. Ma tegin veel sellise kujuga ka nagu pritsisin. Nagu te näete, on kõik need sakid siin väga hästi näha ja mitte midagi ei ole ära vajunud, et loodame, et jah, minul jääb üle ainult loota tõesti, et see kõlbaks morengirulliks ka, et siis saab tõesti teha sellega nii pavlavat morengirulli kui ka britakooki. Britakooki saab selle teha. Kes on huvitatud, palun pöörduge meie inimeste poole. Kersti ja Marianne, kes saate küsida ja proovida katsetamiseks. Ja mulle meeldis, et ei läinud lõhki üldse. Ja siis on mul siin viimased sellised jõulutooted, klassikalised jõulukeeksid. Keeksid nüüd iseenesest, minu tehtud keeksid nüüd nii klassikalised ei ole, aga selles mõttes klassikalised, et kõik me ikkagi jõuludeks küpsetame keeksi ju. Ja mina olen siis täna välja pakkunud teile siin erinevaid nagu keeksi täidised. Keeksi taige on Tegral Satin Cream Cake Clean Label, nagu ma ennest mainisin, et temaga saab ka teha kõike kooki, torti ja muffinit ja keeksi. See on siis siin taigen, nagu te näete, et on ilus lõhik kõik sees. Keeks on kenasti kerkinud, ma ei kahtnudki teda spetsiaalselt millegagi ära näitamaks, et hoiab kenasti vormi. Ja keeksi sisse ma siis täna panin siis õunakaramelli täidist ja panin ka siia juurde, ma ei hakka seda siis lahti lõikama, panin seda šokolaadistikki sinna. Meil on näete sellised pikad šokolaadistikid
44% sisaldavad šokolaadi ja no keeksi sisse oli teda eriti muidugi mugav panna. Lõikasin täpselt nii pika selle tüki siit, kui mul vaja oli ja panin siis koos, siin keeksis on siis koos mandariini täidisega panin ta siia keeksi sisse ja siia panin õunakaramelli täidise ja panin ka selle šokolaadistiki siis sisse. No kes tahab, võib panna ka, see šokolaad annab päris hästi maitset, et kes tahab, võib panna ka muidugi 2 seda šokolaadistikki. Aga no fakt on see, et ma panin ühe, me maitsesime selle koos ära, et sellest on täiesti piisav, teile võib tunduda siit, kui te siit vaatate, et no nii vähem täiesti. Aga šokolaad on hea tugeva maitsega ja mandariinimoos on ka sellise tugeva mandariini maitsega. Nii et tegelikult sellest täidisest nagu siia keeksi sisse on täiesti piisav. Saate ilusti oma maitse elamuse kätte. Aga jah, kellele ei sobi, võib panna 2 muidugi šokolaadistikki. Nii. Ja see keeks on mul siis tehtud. Ma olen siia pannud mandariinimoosi ja ma olen siia ka pannud jällegi meie sidrunismuugised, mis minu arust kõlbavad jõulukeeksi lisandiks ka kenasti vahelduseks, et alati ei pea hakkima neid kuivatatud aprikoose või kuivatatud apelsine, et võib vahelduseks lisada midagi muud. Ma arvan, et igaüks leiab endale mingi maitsekoosluse, kus kasutada meie neid smuugiseid, kas siis karamellismuugiseid, millega koos näiteks või siis sidrunismuugiseid. Mandariinimoosiga mina kasutasin siin. Mõelge ise endale oma keeksid. Et ma kujutan ette, et klassikalised keeksid teevad kõik nagunii, aga midagi uut ja huvitavat võiks nagu lisaks olla jõuludeks. Selle aasta jõuludeks. Aga enam mul ei olegi teile täna midagi näidata. Ma loodan väga, et teil tuli ideid, et te nagu mõtlete enda jaoks siit ja leiate enda jaoks midagi minu pakutud toorainetest ja tortidest ja kookidest. Et tuli mõni hea idee. Nii et pakkuda on meil siis jah, Deli Orange täna, siis on Topfil mandariin, amber šokolaad, ilusad glasuurid, tume ja läbipaistev, millele saab lisada värvi või nagu ma ütlesin, moosi või mida iganes. Ja apelsin ja smuugised. Ja loomulikult pöörduge meie müügiinimeste poole ja küsige retsepte ja näidiseid. Retseptega. Ja retseptega, kui kedagi nüüd huvitas siin laual olnud asi, mõni kook või see, siis jah, pöörduge, et retsepte saame ka saata. Saate vaadata ja kohandada. Kõik pakutud sobivad. Loodame, et sobib. Aga kõike head siis ja järgmiste kohtumisteni. Vaadake meid jälle.